Täna plaan teha siis väike katse meie uue telgiahjuga, mis on siis tegelikult pelletiahi, mida saab vajadusel kasutada ka niimoodi, et teda saab ka puude või briketiga kütta. Panin paagi täis, kasutan siis praegu sellist pelletit, briketipoiste pellet 6 mm. Ja noh, siis vaatame, kaua aega võtab. Vaatame, mis see kell on. Nii, paneme korraks telefoni käest ära. Kell saab mingi 13 minutit pluss 12. Paneme ta siis tööle. Laseme ennem veidikene korstna soojaks, et oleks parem tõmme. Tavaliselt nüüd see leeklambiga süütamise puhul võtab kuskil sükene 1,5 minutit aega, et pellet läheks nüüd seal põlemiskambris korralikult põlema. Ja mul on siit reguleeritud nüüd põlemiskambri suurus kõige väiksemaks, mis olla saab, ehk siis ta peaks sellises tööasendis kõige ökonoomsemalt põlema. Nii. On näha juba, et tõmme on olemas. Korsten ka kenasti suitseb. Põhimõtteliselt natukese aja pärast võib ära võtta siis leeklambi. Võtame ära, vaatame. Ilusti põleb. Selge. Tundub, et kõik võiks nüüd ilusti kenasti toimima jääda. Ja kell on sisuliselt 10:12. Ehk siis vaatame, kui kaua asi ilma sekkumata toimiks. Hakkab siis katse lõpupoole jõudma. Siit võib juba näha, et pellet on peaaegu otsa saanud. See, mis siin veel jäänud on, see ehk veel põleb mingisugune, pakun välja sükene 5–10 minutit. Ja kell 16:18 umbes võiks öelda. Ehk siis 4,5 tundi on ta praegu põlenud. See on siis 6 mm briketiga. Et järgmine katse, mis ma tahaks teha, on siis seda ahju töös hoida 8 mm briketiga. Ei oska öelda, kas see tulemus on hea või halb. Ise ma olen rahul.